Tere tulemast minu kanalile Taro Peegeldus. Siit tuleb armastuse ja suhete sõnum. Mida kaardid siis hetkel tahavad öelda armastuse ja suhete osas? Ja see on selline üldine lugemine, et kõik ei saa ega pruugigi siin sinuga resoneeruda. Võta siit kaasa see, mis kõnetab ja ülejäänud jäta kõrvale. Ja tahan veel seda meelde tuletada, et tarokaardid minu jaoks, see ei ole ennustamine, see on hetke energiate vaatamine, see on sinu nii-öelda hinge peegeldus. Sellepärast on ka minu kanali nimi Taro Peegeldus. Sa saad alati oma saatust, oma teekonda muuta, muutes oma mõttemustreid, käitumismustreid ja tehes valikuid, saad sa muuta oma saatust. Ja tegelikult iga päev me muudame erinevate otsuste ja valikutega enda saatust. Et ka isegi kõige väiksem otsus tegelikult võib muuta väga palju. Ja ma tahan tänada südamest kõiki teid, kes te olete hakanud minu kanalit jälgima. See tõesti tähendab mulle väga palju. Tarokaardid on minu kirg ja ma olen väga õnnelik, et ma lõpuks võtsin selle otsuse vastu ja hakkasin jagama oma kaardilugemisi siin YouTube'is. Ja ma tahan veel tänada teid, kes te olete tellinud minult isiklikke kaardilugemisi ja tahan tänada teid nende ilusate sõnade eest, selle tagasiside eest, mis te olete mulle andnud. Et see samuti tähendab mulle väga palju ja see annab sellist indu ja jõudu edasi, et sellega edasi tegeleda. Ma tõesti väga naudin seda, mida ma teen. Ja kui sa oled ka huvitatud isiklikust kaardilugemisest, siis minu kontakt on siin video all olemas. Sa võid mulle kirjutada, kui soovid. Ja kõik, kes te veel ei ole minu kanalit hakanud jälgima, siis vajuta kellukese nuppu. Ja kui see video sind kõnetab, siis vajuta pöidla nuppu. Ja hakkame siis vaatama, mis sõnum siit tahab tulla armastuse ja suhete osas. Ja tahan veel seda ka öelda, et mina usun, et ei ole olemas elus juhuseid. Kui sa oled sattunud seda kaardilugemist hetkel vaatama, kuulama, siis mina usun, et sellel on oma põhjus. Esimeseks kaardiks tuli karikate 9. Karikate 9 on selline soovide täitumise kaart. Sul on tugev soov leida armastust ja sellist armastust, mis teeb sind tõeliselt õnnelikuks ja rahulolevaks. Et sa otsid sellist ehedat sügavat tunnet, mis paneb sinu südame helisema. Ja see kaart kinnitabki seda, et see soov on õige. Kui see tuleb sul südamest. Ja suhtesolijale see kaart ütleb seda, et suhtes võib olla hetkel selline rahulolu ja õnnelik aeg. Ja kohe edasi on siit järgmine karikate 7. Karikate 7 näitab, et mõnikord võib olla keeruline eristada, mis on tõeline ja mis on nagu illusioon. Võib-olla sa oled liiga palju mõelnud selle peale, et milline see armastus peaks nii-öelda välja nägema. Või on
on sul valikuid? Karikate 7 on ka selline valikute kaart, võib-olla sul võib olla siin mitmeid potentsiaalseid partnerite valikuid. Kaardi sõnum on see, et sa pead laskma sellel selgusel nagu enda peas, sa pead selle selguse leidma ja keskenduma sellele, mis on päriselt sinu jaoks oluline. Ja pead tulema nagu sealt pilvede pealt nendest illusioonide juurest nagu alla. Ja siis on siin selline tuline kaart, täis tuld ja kirge, sauades. Uus säde. See on selline uue algus ja uue kire võimalus. Kui sa oled vallaline, võib see tähendada uut kohtumist kellegiga. Või sinus endas tekib selline uus säde või energia, mis tekitab sinust sellise tunde, et sa oled nagu valmis armastuseks. Ja kui sa oled suhtes, siis suhtes võib olla hetkel sellist uut värskust ja uut kirge võib tekkida. Ja kohe edasi on siit veel üks sauade masti kaart, on sauade 2. See on selline otsuste ja valikute kaart. Et sauade 2 palub sul nagu valida, millises suunas edasi minna. Võib-olla sa mõtled siin, et kas ma olen valmis selleks uueks suhteks. Kas ma olen valmis selleks, mis võib edasi tulla. Ära kiirusta, vaid vali teadlikult. Ja suhtes olles võib ka olla selline moment, kus on vaja edasi otsustada ja valida, et kuidas suhtes edasi minna. Ja selle esimese rea lõpetab karikate 4. Karikate 4 on selline rahulolematuse kaart. Võib-olla sa tunned elus, et sinu võimalused on nagu hetkel piiratud või tunned sellist apaatsust, rahulolematust. Aga see kaart kutsubki tegelikult märkama, mis sul nagu juba olemas on, et võib-olla ei näe seda, mis sul on olemas. Mõnikord me jäämegi nagu ootama paremat hetke või sellist ideaalset inimest, aga ei näe nagu seda, mis tegelikult meie nina ees on. Et võib-olla sul on keegi inimene võimalus olemas, aga sa ei märka teda. Ja teine rida siit, esimene kaart on mõõkade rüütel. Ja mõõkade rüütel kutsub sind olema otsekohene. Kui sa oled vallaline, siis ära karda teha seda esimest sammu. Ära karda näidata oma tõelisi tundeid. Kui sa oled suhtes, siis räägi julgelt sellest, mida sa vajad ja mida sa tunned. Et selline ausus loob sidemeid. Ole selline aus ja otsekohene. Ja kohe siin kõrval on müntide rüütel. Müntide rüütel ütleb, et ole selline kannatlik ja stabiilne. Armastus ei saa sündida ega kasvada üleöö. Et see vajab aega ja sellist hoolt ja järjepidevust. Ära kiirusta ja ära suru midagi vägisi.
lase asjadel loomulikult edasi areneda. ja kohe järgmisena on siin sauade 10. sauade 10 hoiatab sind, et ära võta enda peale kõike probleeme. ja vahel on vaja lasta lahti sellest, mis sind koormab või mis sind väsitab. et see kaart võib öelda, et sa võid tunda hetkel end kurnatuna või ülekoormatuna. aga sa ei pea kandma kõike üksi. suhetes tähendab see seda, et vastutuspinged ja need probleemid, mis suhtes on, et need ei kuulu ainult sulle, vaid ka teisele poolele, et suhtes on 2 poolt. ja kui sa oled vallaline, siis see võib tähendada seda, et sa oled enda vastu nagu liiga karm ja võid kanda endas mingisuguseid mineviku raskusi, mineviku koormaid, mis siis takistavad uue armastuse tulekut. et mõtle, mida sa saad maha jätta. ära karda lasta lahti sellest, mis sind enam ei toeta. ja kohe järgmisena on siin selline ilus kaart nagu karikate baas. see on selline siiras tunne. see kaart kutsub sind olema avatud. et armastus tuleb siis, kui sa julged lasta endal uskuda ja kui sa julged lasta oma südamel avaneda ja julged näidata oma tõelisi tundeid. vahet ei ole, kas sa oled vallaline või suhtes. see kaart kutsub oma südant avama. ja lase armastusel tulla. ja viimasena sellel real on kuukaart. sul võib olla siin mingisuguseid hirme või ebaselgust. võib-olla sa ei saa päris ise veel täpselt aru, mida sa tunned või mis toimub näiteks teise inimese peas või südames. aga ära lase nendel hirmudel ja kahtlustel oma südant kinni hoida. ja usalda oma sisetunnet. ja siis kõige viimasena tuli veel välja selline kaart nagu tugevus. ja see kaart kinnitabki seda, et sul on olemas sees see tugevus. sa suudad armastada nii iseennast kui ka teist inimest. sa suudad olla kannatlik ja hoida südant avatuna ka sellistes keerulistes olukordades. sinus on olemas see vägi. hoia oma süda avatud ja ole aus ja julge. aga samas selline kannatlik ja rahulik. et armastus tuleb siis, kui sa oled ise valmis ja kui sa julged seda vastu võtta. ja tule sealt pilvede pealt alla nendest illusioonidest siis, mis siin selle karikate 7-ga välja tuli.
ja su süda teab, mida ta tahab. usalda oma soovi ja ära lase segadusel ja hirmudel end takistada. ole julge. ja armastus tuleb siis, kui sa lubad endal olla pehme ja samas tugev korraga. see tugevuse kaart siin tuli välja. ja sa ei pea kõike üksi kandma. ja armastus on päriselt olemas ja sa väärid seda kogu südamest. vot selline sõnum tuli siin ja küünal on ka juba vahepeal siin ära kustunud. aga mina tänan sind ja ma loodan, et sa leidsid siit endale mingisuguse sõnumi. kõike kaunist ja kohtume järgmine kord.